tänan teda südamest. Tervist, armas kogudus! Mina olen Sven. Ju teist olete mind juba mõnda aega koguduses ka näinud ja võib-olla natuke teate, kes ma olen. Aga ma võib-olla nüüd jagaks natukene rohkem, mis lähiajal on toimumas ja mis minu elus toimub. Et kui ma algust tulin Nõmme kogudusse, siis mul oli niisugune hästi suur igatsus kuidagi kaasa aidata, midagi teha, olla nagu Jumala poolt täielikult kasutatud. Ja ütleme, et Jumal sai mind niimoodi ära kasutada, et kuna minu lemmik spordil on jalgpall, siis läbi selle nii-öelda saime koos Indrekuga alustada jalgpallitööd nii Märjamaal kui Nõmmel. Ja hetkel me muidu tirutamegi siin Märjamaa vahel. Siin me käime trenni tegemas. Mängime koos kuttide jalkat iga 2 nädala tagant. Nüüd me olemegi maandunud siia jalgpalliväljakule, kus me siin kuttidega jalkat mängime. Aga mis ma tahtsin teiega jagada on see, et selle jalgpallitööga, mis me siin alustasime 2 aastat tagasi, olen ma juba algusest peale kaasas olnud ja näinud, kuidas see kasvab ja kuidas kutid on muutunud ja kuidas me oleme nendega sükkseks täiesti omadeks saanud. Ja seeläbi olen ka ise päris palju kasvanud. Ja kuna ma olen tõesti sellest tööst olnud algusest peale sees, siis noorteühendus Koma tegi mulle kuskil sügisel ettepaneku tulla suvel nende juurde praktikale, niisugune täiskohaga siis suveks. Aga ma ütlesin, ma paletan selle pärast ja mõtlen selle peale, aga ma tegelikult olin enda sees päris kindel, et see ei lähe läbi ja et ilmselt ma ei tule. Aga palves seda ma ütlesin ja Jumala ette ma selle panin ja ükskord päris üsna ruttu sain kohe palves sihukese kirjaga nagu Mattiuse 4.20. Ma isegi ei teadnud, mis kirjakoht see on, aga mul hakkas peas korduma Mattiuse 4.20, Mattiuse 4.20. Huvitav, mis see siis on ja võtsin piibli lahti ja lugesin, et sihukene koht, et nad jätsid oma võrgud või jätke oma võrgud ja järgnege mulle. Ja siis see lõi päris pahviks mind ja sihukene päris otsene vastus mulle kohe. Aga sellest hoolimata ma veel ei jooksnud kohe sinna ja mõelnud, et ma tahan nüüd tulla praktikale, vaid ikkagi mõtlesin lihalikult läbi, et see vist ikka ei ole päris mulle ja et päris palju takistusi on ees ja et pigem mitte. Sest et tegelikult ma olin niisuguses keerulises kohas ka, et kuna isa mul kristlane ei ole ja tema ta ei mõista seda ja aru ei saa ja peab seda tegi ebaloogiliseks ja loogiline ikka see, et käid tööl ja elad tavalist elu ja siis tema poolt niisugust mõistmist ei oleks tulnud. Ema on küll kristlane, aga tema ka väga ei pooldaks seda teed. Ja siis ongi niisugune vanemate poolt surve ja siis kergelt niisugune noorteühendus Koma poolt surve, et mõlemad tahaksid. Ja siis oled seal kahe vahel ja kuidagi raske olukord oli. Aga ma jätkuvalt paletasin selle pärast ja siis aprilli keskpaigas ma sain ikka tugeva tunnetuse, et ma peaksin oma võrgud jätma ja lihtsalt järgnema Jeesusele täielikult usaldama teda. Maikuul töötasin veel 2 töö peal ja juunis tulin siis Komasse ja hakkasin pihta siis täiskohaga missionitööd tegema. Ja see konkreetne siis missionitöö on mul siis konkreetne projekt, suveprojekt ainult, mis siis kestab juunist poole augustini. Juba olen sellega alustanud ja siis selle jooksul on siis mul ülesanded siis nii-öelda laagrites kaasa aidata, olla osa korraldusmeeskonnast, väga palju teha siis ka tööd Märjamaal siin kohaliku
jalgpallitööd ja siis ka kaasajate loomulikult oma kodukoguduses Nõmmel. Ja ma otsingi nüüd endale sükest võib-olla eestpallemeeskonda rohkem ja ka finantsilisi toetajaid, et ma olen endale kokku pannud nüüd sükse tabeli, kus on nagu minu vajadused ja et nii-öelda see 2,5 kuud oleks ära kaetud. Ja kõik selline lähim info on foyees olemas, seal on minu palvekaardid ja siis ka uudiskiri, mis ma olen teile kirjutanud. Aitäh, te mind ära kuulasite ja õnnistatud pühapäeva teile. Nüüd me olemegi Märjamaa koguduse ruumides, kus me taas peale jalkat kokku saame, ülistame, mängime. Indrek räägib meile siin lugusid ja praegu me tegelikult kiirustamegi suurlaagrisse edasi.